mul on siia maha tehtud terve suur setup. ja siin vahepeal kõhu täis ja ausalt öeldes täna ma jagasin Kristaga ka seda just, et pea on väga laiali. Kehas ma tunnen ja saan aru, et ma tahan teha, vaadata, uurida, möllata, aga kuidagi mõistusest ära. Nii et nii kui ma hakkan mõistusesse kuidagi kinni jääma või liiga lähen mõttesse, siis on lappes. Nii et ma tundsin, et ma tahan panna need täitsa siia põrandale maha, et ma saaks olla kehaga nende peal. Ja mul on pandud siia see oleviku mina siis ja siin on see lüli oleviku ja tuleviku vahel. Siin vahel on need plokid, plokkide sild siis selle meistrikaardini, mis tuli siis tuleviku koha peale, et mis see, kuidas ma seda võiks nimetada? Mis on praegu see koht, kuhu ma liigun. Ja mul jäi ennem mõlemad plokid tegelikkuses. Ma tundsin, et ma ei saa neist hästi aru. Ja ma võtan siit selle need vahepealt pealt ära, et saaks lihtsalt nii. Millega on seotud see kurnatus ja kurbus ja võtad liiga palju siia selga niimoodi. Võtad endale kohustuseks asju, mis tegelikult ei ole kohustused. Et hoidu sellest, et sa võtad liiga palju korraga kanda. Et see vana muster, mis siit tahab tulla veel üles, on see, et kõigel peab olema nagu justkui see schedule, et kõik peab olema niimoodi ajaliselt välja arvestatud, kuna sa midagi teed, et ajaelement nagu. Ajaelemendi siit ära võtta juurest. Okei, there we go, ajaelement. Ja see kiirustamine on täiega. Ja mul on tunne, et mul ennem jäi pooleli see koht, kus ma rääkisin, et mis selle kõik nagu algatas praegu. Oligi see, et ma läksin nagu all in ja iga päev, et mida ma saan oma karjääri jaoks teha. Ja siis tuli üles, et hakata iga päev tegema, okei. Sealt tuligi see kiirustamine sisse, et hakata iga nädal pühapäev tegema laive. Siis see muutus selleks, et teha töötuba. Ja siis see muutus selleks, et teha Tallinnas töötuba. Ja iga kord, kui need teadmised tulid, need nagu panid mind nagu särama, need panid mind nagu elama. Et see oli nagu kehaliselt ka nagu jah, ma tunnen. Aga ma tunnen, et see, mis seda süütas, oligi see, et neid läbi tehes või et neid asju nüüd tehes niimoodi, see ajaelement on seal väga juures, see enda tagant kiirustamine, endale kohustuste peale panemine. Aga et kui me laseme selle nagu voolama, see loovuse kaart, mis siia nagu kolmandaks juurde tuli, on just sellise väga, ma tean seda kohta endas, mulle nii meeldib see, et kui ma lähen lihtsalt jalutama, kui ma lähen olen loodusega, kui ma lähen olen iseendaga, kui ma lähen kuskile kaunisse kohta, kui ma hakkan detaile märkama, näiteks hommikukaste muru peal, mulle nii meeldib see. Või siis lihtsalt päikeseloojang või päikesetõus. Ja seal nende hetkedel ma saangi aru, et see vahe on täiega see, et aeg kaob. Ma kaotangi selle aja sealt vahelt ära. Ma panen endale mitte mingit kohustusi. Et see mingi versioon minust, mis on nii kaua tahtnud, et see oleks minu igapäevatöö, see ongi see koht, kus tuleb läbi see muster, et okei, et aga siis peab olema struktuur, siis peab olema see, kuidas sa teed seda, see peab olema mingi roadmap, kuidas sa seda teed, et olla edukas, et see oleks nagu igapäevatöö. Aga mu tööl on nii palju ebatraditsioonilisi
justkui ebatraditsioonilisi nüansse, mis loovadki selle, et minu ruumi kohale ilmumine on kõige võimsam. Jah, kõige siuke jõulisem ja täidlasem ja täielikult nagu kogu fookusega kohal. Ja see saabki tulla see saabki tulla tänu sellele, mitte ainult, aga ma tunnen, et see tuleb tänu sellele, et see ajaelement kaob seal ära ja ma lihtsalt nagu elan omas rütmis, looduse rütmis. Mitte selle puhul, kas ma viitsin või kas mul on tahtmist või kas mul on jõudu, vaid et minu igapäevane ülesanne siin on lihtsalt teha neid asju, millega ma tõstan enda energiataset või ma nagu olen kohal ja ma olen rahus. Ajaelement oligi see faktor, oligi see kiirustamine. Sest kui ma seal istusin ennem ja ma vaatasin seda, siis ma mõtlesin, et ma tahan selle nagu ära teha, ma tahan jõuda selleni ja siis mul oli, aga mis siis, kui mul läheb veel homme, ülehomme ka sellega? Mis sellest siis on? Mis siis, kui ma ei saa seda täna kokku seda videot? Mitmes täna on? 26. Ma arvasin, et täna on 29. 26 aprill. Mul oli lihtsalt tunne, et ma tahan vaadata enda tööd ja karjääri. Et avardumise kanalil ma tegin selle laivi, kus ma alustasin sellega, kus ma vaatasin seda ja seal ma ju väga suure ja olulise osa sealt minevikust, sealt Värskast tõmbasin oma väe tagasi ja see oli nii hea. Ja praegu ma täiega, kui ma seisan selle väsimuse ja kurnatuse peal, ma tunnen seda, kuidas ma piitsutan ennast, et teha midagi rohkem, mis iganes. Mida see loob mulle? See loobki mulle seda nagu negatiivset pinget. See loobki seda, et see ei tule enam puhtast ja autentsest kohast. See ei tule hetke inspiratsioonil, see ei tule rahust ja kergusest, nii kuidas ma tahan oma elu elada. Ma tahtsin sellest raamatust vaadata. See on tuleelement number 5 ja täielikkus. Mul tuleb ma astusin sellelt blokilt, millele ma nüüd jälile siin astusin siia täielikkuse peale ja mul tulid kohe külmavärinad peale. Ja ma tunnen siukest mõnusat nagu vajadust sirutada ja nagu liigutada ja kui mõnus vaba levile. See oli praegu täiega hea. Sest ma ütlen sulle, ma käisin mingi nädalavahetus käisin siin Tallinnas ja ma tulin tagasi ja mul oli aega bussini ja ma tegin niimoodi, et ma läksin kesklinna ja mõtlesin, et nüüd ma elan seda, nagu ma tahan Tallinnas elada. Ma tahan minna mingisse kohvikusse, mis ma leidsin kuskilt. Ma tahan minna sinna, ma tahan võtta sealt hommikusööki, ma tahan võtta sealt hea joogi, ma tahan istuda, ma tahan toimetada oma videoga, seda mõnusalt kokku panna, olles siukses keskkonnas, kus on ka nagu inimesi, kes läpakatega teevad tööd ja siuke nagu inspireeriv ja rahulik ja mõnus keskkond. Ja jälle me jõuan selle kiiruseni, vau! Ma kõndisin seal Vabaduse väljakul ja mul samm hakkas nagu kiireks minema ja mul hakkas tulema siuke nagu ärevus ja siuke vastik tunne, siuke nagu täpselt nagu need kurvastus ja kurnatuse nagu kaardi energia on. Ja ma mõtlesin, et see ei ole ju see, kuidas ma ennast siin tunda tahan, see ei ole see, kuidas ma siin elada tahan. Ja siis mu samm aeglustus ja siis ma ütlen, et oma tempo, täielikult oma tempo, et ma lõikan kogu selle maailma ümbert ära ja olen ainult mina, minu väli, minu tempo. Kuidas siis nagu on? Ja siis oli mul samm hoopis teistsugune, ma märkasin rohkem loodust kesklinnas ja lihtsalt kõik nagu sujus ja liikus palju paremini. Olin omas tempos. Kes on human disaini huviline ja fänn, siis mul on see 5.15, mis on oma rütmikanal, nii et see juba ütleb kõik, on ja. Need 3 naist seal kõrgel õhus mänglevad ja vabad,
kuid samas ka valusad ja iseseisvad. Trapetsitel esinedes ei saa keegi endale isegi sekundi murdosa jooksul mõtetega mujal olemist lubada. Ei ole nii. Oh my god. Ning siinkohal näidataksegi sellist täielikku tähelepanu pööramist just nimelt käesolevale hetkele. Oh, no, kas ma just ei rääkinud sellest? Okei, nüüd ma tunnen, kus mul õlad ka kohe lihtsalt. Meile võib tunduda, et liiga paljud asjad vajavad üheaegselt tegemist ja me takerdume siis sellesse, et püüame talitada natuke siin, natuke seal, selle asemel, et tööd ükshaaval lõpule viia ja edasi minna. Võib-olla me arvame, et meie töö on tüütu, sest oleme unustanud, et tähtis ei ole mitte see, mida tehakse, vaid see, kuidas tehakse. Jah. Arendada endas välja oskus reageerida täielikult kõigele, mis tuleb ja reageerida täielikult just nimelt siis, kui see tuleb, on üks suurimaid kingitusi, mida te saate endale teha. Kõndides elust läbi sammhaaval ning eraldades igale sammule oma täieliku tähelepanu ja tarmu, võime tuua kõigesse, mida me teeme, uut imelist elujõudu ja loovust. Aitäh. Nii ja nüüd ma tunnen seda, et ma võin need plokikaardid ära võtta. Aitäh. Aitäh. Ja ma panen siia selle loovuse. Ja nii ilusti see loovuse kaart on just nagu ülesse poole, selle täielikkuse kaardi poole. Võin kõik siia lähemale tuua, ma tunnen. Okei, see oli praegu väga ilus. Ma tunnen enda sees nagu see domino selle tüki oleks lükanud praegu. Kõik asjad lihtsalt langesid paika nagu. Oma rütm, oma tempo. Ja see kiirustamine ei ole see, sest mul on nagu nii palju ägedaid ideed, mis ma tahan teha podcasti osas, koostööde osas, sündmuste osas. Siis mul ongi nagu see hasart nagu. See ongi alati olnud mingi osa minust, et see on mingi hasart, kui see nüüd tuleb, ma pean selle nüüd kohe ära tegema. Kuhu see kaob? If it's meant to be, ma teen selle ära niikuinii. Pigem ongi just see, et kui see mõte või tunne või teadmine või tõmme ei jäta mind, siis on see ju kõik õigem, ma tunnen. Ja ma ennem ei näinud absoluutselt seda. Sest mu sees oli see kiirustamine. See muster oli aktiivne. Selles hetkes seal, kui ma istusin, see muster oli aktiivne. Ja see kiirustamine, see oli nii salakaaval, ma tunnen praegu, kui ma vaatan. Nüüd ma vaatan seda kaarti, kus on kahe maailma vahel ja mõistmine oli juures. Mu sees tuleb kohe küsimus, et kas sa oled nõus lahti laskma kõik, mida sa tead? Kas ma alistun sellele, et iga päev, iga hetk, olles selles kohalolus, olles selles nagu alistumises ja sellest kohast küsida, mis ma täna vajan? Ja olla nagu avatud sellele inspiratsioonile, mitte et ma hoian kinni mingitest jäikadest, mingisugusest ma peaksin, mis iganes see kõik on. Väga seotud selle oma rütmiga, see kohalolu, see tunnengi siin seda, et kui ma kujutan ette, et ma olen selle kaardi sees ja ma ei hoia nagu mitte millestki kinni, siis ma tunnen, et see tõmbe nagu ise juhatab. Aga see on see koht, kus on jällegi nii palju usaldust. Nii palju usaldust, et ma tunnen praegu siin seistes, ma tunnen, et mul on seal üleval midagi paika panemata. Et mul on seal on nagu hägune. Seal on, ma tunnen, seal on see tõmme, aga see tõmme on nagu ka hajus, et ma ei ole täpselt, eks ju, veel öelnud ja kirja pannud, et mis ma tahan või mis ma nagu tunnen juba, et tõde on. Sest et siin ei ole midagi laperdamas selle koha pealt, et see on lihtsalt unistus, vaid see on see, et kuidas ma saan veel enam nagu oma fookuse paika panna. Et siis tunnetada seda tõmmet ja minna selle tõmbe järgi, mitte et ma hoian kuskil mingisugustest
hoian näiteks kinni sellest, et kuidas ma peaksin midagi tegema või kuidas teised teevad ja kuidas mina teen. Okei, ma ammu juba ennast mitte kellegiga ei võrdle, eks ju. Ja tead, mul tuleb praegu siin meelde see, miks mul nagu ka oli nii suur siuke nagu fuck this tunne oli see, et ainuke põhjus, miks ma Facebooki uuesti tegin, oli see, et seal gruppides jagada, kui mul midagi toimub. Eks kui mul mingi sündmus või midagi välja reklaamida. Ja iga kord, kui ma selle mingisuguse postituse sinna gruppi tegin, ma just vaatasin ja mõtlesin, et kas siin nad on kõik ühesugused. Imelist tööd teevad inimesed, mitte selle koha pealt, aga üks ja sama. Teed postituse, paned Facebooki reklaamid ja teed kogu aeg ühtemoodi. Et minul nagu tõmbas see nii errorisse, et see on lihtsalt nagu see kaob kuskil infomürasse ära. Mul võib see postitus või see reklaam olla ükskõik kui ilus või mis iganes nagu love and light, eks ju. See lihtsalt kaob sinna infomürasse ära, sest seal on nagu reklaam, postitus, soovitame sulle seda, soovitame sulle teist. Nagu inimese tähelepanu on seal nii hajutatud, et kuidas ta peaks üldse nagu kuidagi sinuga siis nagu resoneeruma, kui seda infomüll on seal nii palju. Kuidas see siia praegu kokku läheb, ongi täpselt see mõistmise kaart. Et miks ma pean ennast hoidma kinni mingisugustes välistes standardites, et kuidas peaks midagi tegema, kuidas peaks ettevõtted tegema, mis on see eeskirjad seal, kuidas peaks ennast reklaamima, kuidas peaks ennast turundama, kuidas üldse seda kõike peaks tegema. Et see on jälle nagu, ma viin oma ju geeniuselt ja oma sellelt tõmbelt, viin tähelepanu sellele, kuidas väljapool tehakse, et äkki mul siis ka näkkab. Ma ei tee mingit etendust siin ju, nagu, miks ma peaksin. Ja see on täpselt see koht, kus ma tunnen, et kui ma lasen lahti teiste seatud standarditest ja mingi väljaspoolt loodud mingisugustest reeglitest ja teen täielikult oma asja, siis see kaart, mis ma panin siia selle ploki vahele, selle meistrikarjääri vahele, eks kuhu ma tahan jõuda, on allikakaart. Ehk siis astun täielikult, ma panen nüüd need ära, panen need ära, et ma astun täielikult sellesse, et mina olen kõige allikas, et see tõmme ja tunne ja tahe minu sees ütleb mulle, kuidas mina teen, kuidas ma reklaamin, kuidas ma väljapoole seda kõike teen. Ja see on see koht, kus ma täiega näen seda vanat versiooni endast, kes tahtis olla nagu tubli laps, et kellel oli seatud nii palju nagu reegleid ja kohustusi ja nagu eesmärke ja nõudlust, kuidas midagi peaks olema ja kuidas tema peaks olema ja kuidas see asi kõik peaks olema. Et ilmselgelt on seal, ma tajun teda seal, et ja mul tuleb praegu ülesse ka see, et täiekohtlikuks tehti ka see täielik vabadus. Täiekohtlikuks mulle vähemalt praegu mul tuleb nagu meelde, et mulle öeldi, et näed, et see vabadus teeb nagu peast rumalaks, et siis see nagu inimesed lähevad, teevad igast lollusi. Siis ei veel. Lihtsalt, et külvata veel rohkem hirmu selle koha pealt, et ära jumala eest ole sina ise. Ära jumala eest tee midagi, kuhu sinu hing sind kutsub. Come on. Kas me ei ole juba ammu möödas sellest? Mida me teeme nagu? Toon nüüd. Atja. Nii et rääkides siin endaga, siis ole julge, anna endale võimalus, tunneta, koge enda rütmi, mis täidab sinu karikat. Mine selle tõmbe järgi ja tee nii, kuidas sina tahad. Tee nii, kuidas sina loo endale ise seda rada. Tahaks nüüd veel viimaseks kaardiks, ma tunnen, ma tahaks siia. Võidan ise üsku. Veel võtta. Väga mõnus. Issa ma tunnen ennast nii nagu kodus. Kas siin on midagi veel, mis soovib mu tähelepanu, mu pilku, mu vaatamist? Nõni.
oi, kuidas see lendas siia kõrvale kohe. See oli nii hea praegu. Ma isegi ei korja seda ülesse. Ei. Sa nägid, kuidas ma segasin. Ja see kaart niimoodi liugles ja siia kuskile kõrvale kaugele. Ja see stressi kaart. Võtan selle üles, et näidata sulle seda. The thing of the past. Ja ma tunnen, et see sõnum on siin see, et küll tuleb seda stressi. Absoluutselt tuleb. Me oleme inimesed ja tuleb stressi. Aga sa tead, kuidas temaga käituda. Sa tead, mida temaga teha. Ja et ta niimoodi liugles kaugemale veel. Nagu lendas kaugemale sinna. Ma küsin tervedust sellele. Et veel lahustada see viimanegi stress või viimanegi jääk nendest plokkidest toetada oma keha selle lõplikul vabastamisel. Sest siuksed protsessid, kui teha, eks ju, minul on see täna võtnud terve päev, kui ma olen sellega tegelenud. Vahelduv eduga, eks ju, aga mul on see kerind juba nagu paar nädalat. Nii et füüsilisel tasandil, et see kõik nagu seedib kehas veel. Et me valjud seda läbi tehes, füüsiliselt seda läbi tehes, me kehaga liikusime, tunnetasime, eks ju, mina. Et kuidas see kõik nagu lahti lahustus meie küljest, siis põhjusega tuleb see stressikaart, liugleb sinna kaugemale. Siin on veel miski, kuidas me saan oma keha toetada, et need plokid lõplikult vabastada ja nii-öelda sinna asemele, kui me uninstallisime ühe programmi, siis peale installime selle, et oma rütm, rahu, kergus, meeles pidada oma rütm. Ma tunnen, minu jaoks on see siin nagu võtmesõna praegu. Kõige loomingu vundament ja alus on see oma rütm. Mida ma vajan, mida ma saan täna enda jaoks teha? Sest et see tõmme, see on nagu undeniable. Ja tuleb siin ka mingid igapäevaseid. Jällegi ma tunnen seda, et kui ma hakkan magama sättima, siis võiks tunnikene ennem olla ekraanid kinni, keha toetada nagu lõõgastamisel veel, actually puhkamisel. Hommikud mul juba on siuksed väga vaiksed ja ilma ekraanita, aga juhtub ka mõni hommik, kui on mega uni ja ma võtan siis telefoni, et justkui nagu ärgata. See on no. Okei, äratus küll veel, aga minu ideaal ongi see, kui ma saan valgusega ärgata. Ja mulle nii praegu, näed, kuidas keha tasakaalustada. Need puusadega, siit tuleb nagu 8, vaata, tulebki see külili 8, mis on harmoniseerimine. Et hommikuti päiksega tõusta, see on mu lemmik esimese valgusega. See on lihtsalt, see paneb mu päevale nagu ideaalse alguse. Et ei pea äratuskella peale ärkama. Ja magama minek samamoodi, et saad keha mõnusalt lasta. Mitte, et ma pean kell 4 tõusma, peaks minema kell 8 magama, eks. Et that's the goal. Sinna tuli huvitavalt veel stressi peale tuli allasurumine ka. Ja see on ka see, kus ma endaga tihtipeale harva, aga ikkagi lähen vastuollu endaga, et need on väga mingid mikroliigutused, mis ma teen, kus ma surun alla. Jah, see on ka ala see, et ma ei viitsi, ma ei taha, laiskus, mis laiskus, kas see on varjulaiskus või see on väeväsimus. Et kas sa oled nagu päriselt väsinud või sa oled laisk, sest et seal on midagi avardumas su jaoks ja sa ei taha seda minna tegema, sest et see on ka mingi asi, mis ma tunnen, et praegu tuleb ülesse, millega on vaja veel tegutseda, aga see otseselt ei puuduta seda töö ja karjääri teemat. Või ma tunnen praegu kokku tõmmates ja kõike ma tunnen, et siis panna need punktid reaalselt kirja ja paika, et kui tekibki see moment, kus on mingi stress või mingi allasurumine või midagi, et siis mul on olemas see, mille juurde tagasi minna, mis kokkuleppe ma endaga tegin. Praegu jääb see siia. Selline oli siis praegu selle mustri murdmine. Mina nüüd lähen seedin, puhkan, naudin kõike seda, võtan oma õhtu mõnusalt rahulikult ja vaatame, mis edasi loob.